Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse tekstiks loen kirikukalendri järgi tänaseks antud teksti. See on esimesest Peetruse kirjast, teise peatüki algusest 3 salmi. Apostel ütleb, pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Kui te olete tunda saanud, et Issand on helde. Aamen. Istuge palun. Armas kogudus, siin Apostel Peetrus kirjutab kristlastele, missuguses olukorras on need kristlased. Nad elavad võõrana ja surve all. Teame algkristlikku olukorda, kui keeruline see oli. Ja siin on sõnad, mis puudutavad usu ja üldse inimese vaimuliku elu igapäevast kasvu. Põhimõtteliselt on siin toodud 2 edasi liikumist, mida võiks nimetada nii, et esiteks küsimus, millest tuleb loobuda, ja teiseks küsimus, mille poole tuleb kasvada. Esiteks me lugesime, oli öeldud, et Peetrus alustab üleskutsega, ta ütleb, et pange siis maha. Pange maha, põhimõtteliselt asetage ära see vana elu, vana suund, sest see vana elu ei toida sind enam. Ja apostel nimetab nüüd ka asju, mis mürgitavad koguduse elu, mis mürgitavad inimese südant, mis need olid kurjus, kavalus, silmakirjalikkus, kadedus ja laim. Ja siin need ei ole lihtsalt halvad harjumused, kuigi nad on ka seda, et inimene võib harjunud olla niiviisi elada ja käituda, aga need on suhtumised, need on hoiakud, mis tegelikult rikuvad osadust. Osadust nii Jumala kui ka inimesega. Et kui need asjad on meie elus, siis meil on ikka see vahe Jumala ja inimese vahel, ta tuleb vahele, need patud ikkagi lahutavad meid. Ja meil on üleskutse nendest asjadest loobuda. No millega seda võrrelda? Võib-olla igapäevane näide, aga kui inimene püüab süüa tervislikult, tänapäeval see tervislik toitumine on niivõrd oluline küsimus paljudele, hea küll. Aga siis võib-olla esimene asi, meile tundub see võib-olla selline ootamatu, et ma seda ütlen, et üldiselt keegi ju nii ei söö väga, aga siiski esmalt, mida inimene peab tegema, ta peab loobuma ju riknenud toidust. Keegi ei söö riknenud toitu, alles pärast hakkab vaatama, et mis ei ole riknenud, et kuidas tervislikult toituda. See tähendab seda, et ükski dieet ei toimi kui külmkapp, kui sinu külmkapp on täis midagi, mis tegelikult mürgitab, mis on täis mürki, mis teeb sulle halba. Samamoodi ütleb Peetrus, enne kui sa saad üldse kasvama hakata, siis vaimulik kasvamine. Tuleb midagi ära panna, tuleb midagi kõrvaldada oma elust. Nii et mida see meile tähendab? See tähendab, et kristlik kasv ei alga lihtsalt uute asjade lisamisest oma ellu, vaid sageli vanade asjade mahapanemisest. Edasi. Tänases kirja kohas oli juttu ka igatsusest. Igatsus, mis on märk elavast usust. Peetrus ütleb midagi ühest küljest õrna, samas nõudlikku, nagu äsja sündinud lapsed, ütleb igatsege. Kui on pisike imik, kes toitub piimast, ega tema ei hakka kuidagi õppima nälga tundma, vaid see on tal loomulik olek.
loomulik olek väiksel lapsel on see, et ta tahab süüa ja kui ta süüa ei saa, siis ta vaatab, midagi on valesti ja samas valesti, kui see igatsus puudub väiksel lapsel, siis on ka midagi valesti. Sama on ka vaimulikus elus. No muidu on ju nii, et kui näiteks laps, kes süüa ei taha, ta teeb ju vanemad murelikuks. Mida vanem hakkab mõtlema, kui laps ei taha süüa? Vaatab, midagi on valesti, järsku on mõni haigus, eks ole, järsku tuleb arsti juurde viia, tuleb ravi leida, tuleb vaadata, mis seal põhjus on. Nii on ka usuga. Kui sinus Jumala sõna ei ärata huvi, kui sinus ei ole seda soovi ja vajadust palvetada, mis on kristlasele nagu hingamine. Täna räägime vaimulikust toidust, eluleivast. Jeesus on eluleiv. Me tuleme Jeesuse juurde Jumala sõna juurde tulles, et me vajame vaimulikku toitu, aga vajame ka hingamist, mis on palve. Kui seda huvi ei ole nende asjade vastu, võib see olla märk vaimsest väsimusest või sinu selle vaimuliku fookuse hajumisest. Muidugi Peetrus ei käsi siin, et me peaksime kuidagi sundima hakkama ennast just niiviisi tegutsema, aga ta kutsub igatsusele. Ja et me paluksime Jumalalt seda igatsust ja sellist sisemist ja elavnemist, et oleksime siis tõesti kuumad, mitte leiged oma usus. See on elu tunnus, vaimuliku elu tunnus. Ja edasi, siin oli juttu vaimulikust puhtast piimast, mille jaoks? Kasvuks, mitte mugavuseks. Peetrus ütleb, igatsege vaimulikku selget piima. Vahel räägitakse piimast ja lihatoidust, et piim on midagi esialgset sellist ja siis tuleb lihatoid, see on üks variant tõlgendusest, mis on aspekt täitsa olemas, aga siin on mõeldud midagi muud. Siin on mõeldud ehk täpsemalt seda, et piim on selline täiuslik toit sellele kõige pisemale lapsukesele, beebile. See on selline toit, mis on kõik juba olemas sees. Ja ta ei vaja, see beebi vähemasti ei vaja midagi muud seal. Nii et siin ei ole juttu lihtsalt pinnapealsest lihtsustatud usust, vaid siin on Jumala sõna, mis on puhas, segamata ja toitev. See on see piima tähendus. Piim ei ole eesmärk omaette, selle kaudu me kasvame Jumala poole ja kui me oleme päästes, kui me oleme vabaks ostetud, siis see ei ole lihtsalt ainult mineviku sündmus, vaid me teame, et sealt algas ka meie uskliku inimese elu, mis kasvab, süveneb Jumala poole ja selleks, et eks ole toidetud saada, siis igatse seda selget head piima, seda terviklikku toitu, mis on Jumala sõna. Edasi küsimus, kas meil on kogemus siis issandaga, kui me oleme tema sõna lähedal. Mõni inimene õpib Jumala sõna, õpib igasugused asjad pähe, aga kas tal on ka elu Jumalaga, igapäevane kogemus issanda headusest. Et on tal see usuallikas sees olemas. Peetrus siin lisab, kui te olete tunda saanud, et issand on helde. Nii ütleb Peetrus. Et kristlik usk ei seisne ainult teadmises. Meil võivad olla teadmised. Me võime väga palju õppida piiblist. Aga kas me oleme tunda saanud, et issand on helde? Kas sina oled päriselt tunda saanud, et issand on helde? Milles see seisneb? On sul see kogemus? Kuidas sa käsitled endas seda kogemust? Kuidas sa mõtled sellest kogemusest? Missugune see kogemus on? Sest maitsmine tähendab isiklikku kokkupuudet Jumala armuga. Andeks andmise, lohutuse, juhatuse ja issanda ustavuse kogemist. No see sama
näide, mis on ikka kõlanud koguduses, et inimesel võib ju lõputult kirjeldada, milline värske leib, aga alles maitstes saab ta aru, mida see päriselt tähendab. Mis on leib, kui ma söön värsket leiba, kui hea see on. Või meenutage, kui eriline, eriti kui oli see, et sa oled saanud värsket saia näiteks süüa, kui oled, ma ei tea, kuskil liikumas väljas õues ja siis saad maitsta seda saia, kui maitseb ja hea see on. Aga sõnadesse seda panna, mis mõte sellel on? Ikka peab ise proovima, siis saad sellest rõõmust päriselt osa. Aga samamoodi ei sünni igatsus Jumala sõna järele ega lihtsalt käsu peale või kuidagi, et me lihtsalt saame teadmisi ainult, vaid me peame igatsema kogemusi Jumalaga. Kuidas saada kogemusi Jumalaga? Me peame tegema Kristuse tahtmist mööda. Tegema Jumala sõna järgi. Ja siis saama kogemuse. Toimis, ei toiminud, tundsin end halvasti, aga kas hoidsin issandas selles olukorrast kinni, kuidas Jumal mind sellest läbi viis, on veel vaja aega ja nii edasi. Kogemus. Kogemus, et issand on hea. See on meile vajalik. Edasi, et Kristus on meie kasvamise allikas ja eesmärk, kuigi Peetrus räägib siin ju kasvamisest ja tegelikult ju ka pingutusest, aga ta ei vii pilku kuidagi inimesele, vaid ikka Kristusele. Kristusega on see võimalik. Kristuse läbi ainult. Kristuse headus on see, mida oleme maitsnud. Tema sõna on see, mis toidab. Kristus on see, kelle poole kasv toimub. Kuidas võrrelda uskliku ja uskmatu inimese elusid? Aga võtame siis ühte teistsugust arutlust, mis ei olegi esmalt uskliku inimese arutlus, vaid just uskmatu inimese arutlus sellest elust, mis on ümberringi. Toome ühe näite, oli üks mees, tegelikult see on väga igapäevane näide, kujutame ette, üks inimene, eks ole, hea haridusega, kellel on kõik olemas, kes on heal järjel elus, kes võib endale lubada nii, et ükskõik mis igatsus on, himu soov on, see saab rahuldatud. Ükskõik missugune edasiliikumise variant on, ta usub, et ta saavutab selle, aga mida ta hakkab küsima oma elus, on see, et hea küll, söön kõhu täis, saan kõik asjad endal, mis vaja, aga mis siis edasi? Kujutame ette, et ta on kirjanik, kujutame ette, et ta võib saada kõige kuulsamaks kirjanikuks maailmas, kõikidest kirjanikest kuulsamaks. Aga ta küsib, mis siis? Aga mis edasi? Hea küll, pere. Pere on ka väga oluline, aga kui ta enda elus tunneb, et see igapäevane toimetamine, mis on, nagu ta teab, et ta liigub kuristiku poole. Ta teab, et selle maailma elu lõpeb surmaga, siis ühel hetkel ka, kui pere väga midagi soovib ja vaja jälle seal midagi lahendada. Jälle küsimus, aga mis siis? Nemad on selles samas olukorras nagu mina. Kõik lõpetab siin maailmas kord surm ja mis siis? See küsimus elu mõtte kohta ja edasi. Ma kõik olen saavutanud, kõik just enda jaoks mõtestanud, aga mis edasi? Ja siis ta jõuab olukorrani, kus ta võrdleb. Talle tuleb selline pilt või lugu, et missuguses olukorras on siin maailmas siis uskmatu inimene. Ja lugu on järgmine. Inimene kõnnib mööda kõrbe ja teda hakkab taga ajama üks metselajas, üks metsloom, metsik loom. Ja tal on vaja põgeneda selle metsiku looma eest. Kuhu ta põgeneb, ta ruttu näeb, et seal on üks kaev, veest tühi kaev, aga ta hüppab, läheb ruttu sinna sisse, et põgeneda selle looma eest. Mis seal kaevu põhjas on? Seal kaevu põhjas on nagu draakon. Ütleme niiviisi. Suur draakon, kes seal oma lõugadega
lõgistab ja ta hoiab siis nagu seintest kinni. Kõigepealt pidurdab end kinni, all on draakon. See draakon sümboliseerib seda, et inimene liigub vääramatult nagu surma poole. Tal ei ole pääsu sellest siin elus, aga üleval see metsloom, see on siis kogu selle elu muud himud, soovid, mis on nagu mõttetud, ka ajavad meid siin elus taga ja need nagu teiselt poolt meid kuidagi rusuvad. Ja mis see inimene seal siis on? Siis ta kujutab ette, see olukord on selline, et seal üks nagu taimeke kasvab, kuna kaevu juures seal võib olla seal kuidagi seal juurdunud ta on, aga oksad ulatuvad kaevu, sest see inimene haarab kinni nendest elavatest okstest, aga nende okste peal, seal lehtede peal on mesi. No, siis ta lakub seda mett seal okste peal. See on siis nüüd see ka, et inimene tunneb selle maailma mingid rõõme ja naudinguid siin maailma, siis lakub siis seda mett. Ühel pool on see elajas metsloom, allpool ootab draakon ja siis ta ripub seal see inimene, ripub nii kaua, kui suudab nendest okstest kinni hoida. Põhimõtteliselt selline lugu uskmatust inimesest siin maailmas, siin elus. Et mis siis, et mis siis edasi? Alla kukkuda ei taha, üles minna ka ei saa. Mis siis edasi? See on kirjeldus sellest, kuidas on võimalik elada siin maailmas, aga kui ühel hetkel inimene jõuabki põhimõtteliselt selle elu, selle maailma mõttetuseni, kui edasist teed ei ole. Kui Jumalaga elu ei ole. Kui see teekond, mis on, ta mitte kusagile heasse kohta enam välja ei vii. Kui ainult sinu ees seisab see kuristik ja sa ei teagi, kuidas ma pean edasi minema. Mis on siis elu mõte lõpuks? Ja siis me jõuame Kristuse juurde. Üldse arusaamisele Jumalast kõigepealt, aga Kristuse juurde. Aga Kristus suri meie eest ristil, Jumal ise tuli ja ostis meid vabaks patu, surma ja kuradi käest, et meil võiks olla igavene elu, et me võiksime tulla selle juurde. Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Kõike muud antakse pealegi. Ja et Kristus on selle draakoni seal all juba ära võitnud. Draakonil on surmahaav juba. Saatan on võidetud ristil. See on see. Nii et kui me võitleme oma võitlusi siin elus, kui me eesmärgistame oma elu, siis me peame meeles, et meie pilk on suunatud Kristusele ja siin avaneb sinu ees teekond hoopis teistsugune, kus ei ole enam seda mõttetuse piiri, kus ei ole enam seda kuristikku sinu ees, kus kõik on mõtestatud ja elu mõte siis ei ole ainult selles pürgimises igapäevaelus, raha tagaajamises, rikkuse kuidagi võimu, kuulsuse tagaajamises, vaid sulle on küllalt Kristusest. Ja Kristuse headus on see, mida sa oled maitsnud. Tema sõna on see, mis sind toidab. Ja kui sa komistad, siis tema ei lükka sind eemale. Et sa leiaksid oma elu mõtte Jeesuses Kristuses ja Jumalas ja selles, et on midagi enamat kui see kaduvus siin maailmas. Ja kui sa oled näljas, siis tema ei keela sulle toitu. See toit on olemas, sa võid Jumala sõnast osa saada, sa võid valgustatud saada Jumala poolt, toidetud saada Jumala poolt. Ja selles mõttes, armas kogudus, kristlik kasv ei ole siin mingi eraldi projekt meie jaoks. Et inimese elus veel üks lisaprojekt, et ma kõike korraldan oma elus, siis ma vahepeal käin ka kirikus, tegelen mingite kristlike asjadega. See on elu osaduse sissandaga. Ja siit kasvab välja kõik, mis su elus on. Nii et armsad, tänane kirjakoht kutsub meid igaühte küsima endalt ausalt. Esiteks, mida peaksin ära panema, et usk võiks kasvada?
mida sina pead siis oma elust kõrvale panema, et tuua oma ellu seda, mis on igavene, mis on päriselt sügavalt mõtestatud. Suhe Jumalaga, suhe kaasinimestega, evangeeliumi kuulutamine, et oleks igavene tulemus inimeste elus, esiteks. Teiseks, mille järgi ma siis tegelikult igatsen? Kas mina olen ka teinekord see inimene, kes ripub seal kaevus, all on see oht, üleval on oht ja mõttetus ja lakun seda metsalt lehtede pealt, mis mõte sellel sellises olekus olla on. Kas ei oleks mõistlikum usaldada oma elu Jumala kätte ja lahkuda sellest olukorrast, mis on Jumala abil võimalik. Mida ma igatsen? Kas issandat ja tema täiuslikku toitu, seda eluleiba ja täiuslikku piima või igatsen midagi muud siin maailmas? Ja kolmandaks, kas ma elan Jumala sõnast või ma elan ainult mälestustest? Kas see võiks olla? Mõnel inimesel on ainult mälestus, kuidas ta usklikuks sai, missugune see alguse teekond oli. Mälestus sellest, et midagi on kirjutatud Jumala sõnas, mingid salmid on meelde jäänud, aga meid ei kutsuta elama mingites mälestustes velgalt, vaid ikkagi Jumalaga koos tema sõnast. Ja kui me oleme maitsnud, et issand on hea, siis sünnib ka igatsus, igapäevane, pidev igatsus. Ja kus on igatsus, seal on elu, seal on kasv. Et armsad, olgu siis Jumal see, kes meis selle igatsuse kõigelt taas üles äratab. Ja et issand kasvataks meid Kristuses küpseks, aga selleks anname end issanda hoolda, et me tõesti õpime Jumalat selles usaldama. Aamen. Laulame 3. salmi laulus 186.